Sellele koorale siin on tehtud ilmselt Eesti üks kallima operatsioon, esikäpad on tagasi, koer ei jaga sellest muidugi mõhkugi, tema on oma pererahvale tänulik, armastab neid ja silkab siin mööda koduseid põlde. Tule siin läbi. Võrumaa mehe Oskar Sisase koera Simbaga juhtus õnnetus. Kas kutsa jooksis traktoriga mängima või tahtis hirmu äratavat rauakolakat minema ajada, ei mõista täna veel keegi öelda. Kuidagi moodi sattus Simbaga niiduki ette ja napp millimeeter oli puudu, et ta oleks üldse oma esikäppadest ilma jäänud. Kogu Tsooru küla täitus haleda koera kisaga ja Simbast suisa purskas verd välja. Niiduk lõikas koera esikäpad läbi. Koer vaatas mulle silma, mõtlesin, no mis minuga tehakse nüüd? No tema ei oska rääkida. Hommikuni ta oli seal pool ööd, ma ei saanud õigele magadagi. Ja siis ma halvasin tal seal koridorist. Vaatamata õhukesele rahakotile ei jätnud Oskar koera surmahoolde. Viimaste säästude eest hakati kutsat ravima. Kokku läks ravi maksma 40 000 krooni. Maaülikooli kliiniku tohtrid tegid head tööd ja Simba on nüüd terve. Natuke võtavad küll kokkulapitud käpad lonkama, aga see ei sega elust rõõmu tundmast. Oskarile tundub, et Simba on oma elu natukese säästmise eest väga tänulik ja nad on nüüd lähedasemad kui kunagi varem. Oligi mul ööse siin tööl, ma olin vahepeal öösega ja siis oli nagu valvur mul siin. Ja oli kahekesi hea olla. Hommikuga tahab juba ühest olla, pane või kinni või ketti, aga ketis seda nagu ei taha olla. Pool laboratooriid öeldakse, et ei ole nagu keti koerat. Ja. Rasket õnnetust siiski meelest ei saa. Kuigi tegu oli sulaselge õnnetusega, ei suuda Oskar naabrimehele ikka veel andestada. Ka Simba hoiab nüüd nii naabrimehest kui traktoritest eemale. Nagu see traktor nüüd seal mööda sõidab need teest, 50 meetrit sinna mööd, sealt naabri poolt läheb, haugub nii kõvasti. Teab, et see tegi talle liiga. Saab ikka aru. Selline ustavus ja sõprus pani Eesti inimese heldima. Oskar Sisas valiti 2009. aasta loomasõbraks. Kõige suuremaks loomasõbraks valisid inimesed jällegi väga ülekaalukalt Võrumaa mehe Oskar Sisase. No tänaseks on juba teada, et Oskar Sisas pani selle võistluse kinni ja rahvaarvust oli just tema tegu kõige loomasõbralikum, et palju õnne ka meie poolt siis. Aitäh. Kuidas ise arvasid, kas oli ka sellist tunnet, et võib nii minna see asi või? Ei olnud üldse. Et oli suur üllatus, kui kuulsid mingist konkursist? Jah, konkursist jah, siis kui see juba telekas oli, see reporteris ja et see looma see konkurss ja siis Õhtuleht juba üks päev helistas juba sai numbri ja tuli siia kohale ja mõtlesis ja päris paras jama sinu jaoks, jah? Ja see ütles ka, et kuule, sa äkki konkureerid juba kõvasti, ma ütlesin, ma ei tea, Maamees ise ei oska asjast midagi arvata. Ometigi pakkus käimasolev konkurss ka väikest närvikõdi. Iga päev ikka olen seda vaatanud küll, jah. Tuleb väike sart sisse? Tuleb ikka, jah. No, kui sa näed, et sa oled päris võimsalt teistest ees, mis tunne on? Nägin seal Tartus Vika juures ja kõvasti olin ees. Aga mis tütar ütles? Tütral ikka hea meel. See on nagu ikka isa moodi rohkem. Ja. See on ka looma armastaja tütar mul. Kuigi Võrumaa Tsooru küla rahvas algul Oskarit peast segaseks pidas, siis tänaseks on ka nende meel muutunud. No mis sa sellest koera päästmisloost arvad? Tubli poiss, mina armastan ka koeri, tema ka armastab koeri. No kas sa ise oleks nii palju raha raisanud? Jaa, igaks. Ma olen käinud oma üks suuri mul ära, ma olen käinud ise ka Võrumaa loomakliiniku Pika tänavas. No siis teil siin Tsoorus on loomasõbralikud inimesed? Mina armastan kõige aeg. Veel keda ma ei kannata, kas siis neid on, tead, meil on seal ühiselam tohutu kas muga sööda ossa siia ja raha pole omalgi? Pensionis raha on, ja kas saab ka süüa. Oli inimlik tegu. Oskar alguses muretses, et külarahvas hakkab hulluks pidama, kuidas nüüd tegelikult lood on? Ei ole, minu arust on see asi ära vaibunud. Oskar Sisase majapidamisest Tsooru külas on praegu hea aeg. Koera ravi on selja taga ja maamees leidis kohalikust viljakuivatlist ka ajutist tööd.
Ka Eesti Loomakaitse Selts tunnustas Oskari imelist käitumist ja kirjutas mehe laenujäägi korstnasse. Maamees sai võlast priiks ja eks see laseb jälle vabamalt hingata. Kas see on kindel töö või on see ka mingi ajutine lahendus? See on iga-aastane töö. Kui kaua see kestab? No mädid oktoobri keskeni. No siis on läbi ka. Mis sa siis tegema hakkad? No tuleb vaadata. Metsatööd va. Mul on iga aasta metsa seal võsa lõikanud ja nüüd suvel ka lõikasin võsa, sain Valgamal lõikasin võsa ja 200 krooni päev. 100 krooni läks mul bensiini siis ära juba, 100 sain. See oli ikka nii madal töö, aga ikka tegin, et rahagi sai ja midagi, muud ei olnud teha. Siin ma ikka tein natuke rohkem. On see saladus kui palju? 45 krooni tund. Üleöö saabunud tuntus ja ajakirjanike huvi on selle loo juures ainukesed asjad, mis Oskarile ei meeldi. Mees ise mingit tunnustust ju ei oodanud ja käitus nii, nagu õigeks pidas. Siin lõpuks leidsin ja kui see meeldib sul, sa öelda võiksid, et olen ainus sul, võid mulle loota. Hoolin sinust ma nii.